Te vaatate Märjamaa gümnaasiumi uudiseid. Kevadisel koolivaheajal paigaldasime esimese puutetundliku digiekraani siia seinale õpetajate toa vastu. Siit on võimalik siis vaadata kõigil seda tunniplaani infot klasside, õpetajate, ruumide, õppeainete kaupa või ka üldtunniplaane ja täpselt nii, nagu see on ka kooli veebilehel. Ja see ekraan võimaldab siis vähem kasutada koolis nutitelefone ja sellisel kombel paremini hoida seda nutirahu, mis aasta algusest meie koolis kehtib. Mul on palve, kõigepealt muidugi hoiame seda digiekraani, see on päris kallis kaup, ja samuti hoiame seda nutirahu, sest see on ju kehtestatud just nimelt õpilaste endi vaimse tervise hoidmiseks. Me oleme erinevatele koolimaja korrustele viinud sellise pehme mööbli, et õpilased saaksid istuda vahetundide ajal muidu ka siin, aga mitte garderoobis. Sest siin on istumise koht, kus saaks mõnusalt sõbraga juttu rääkida ja loomulikult tool on istumiseks. Ning veel oleme valmis saanud kevadisel koolivaheajal Vigur-Tigu meistrimeeste abiga sellised ilusad 2 puhkenurka. Ja need me nüüd saimegi valmis teha tänu sellele, et õpilased ise jõululaada ajal kogusid raha. Ja kuna kõige rohkem sooviti selle kogutud rahaga just nimelt sellised istumisnurgad teha, siis need on nüüd valmis. Kasutage neid rõõmuga ja siin on kindlasti mõnus istuda. Sarnase funktsiooniga pehmed koolimööblit tuleb koolimajja veel, sest vallavalitsuse abiga loodame hankida HEV-lastele selliseid vaikusepesasid. Ja me püüame järjekindlalt sellega jätkata, sest koolimaja on ju meile kõigile otse kui teine kodu. See tähendab seda, et siin peab olema mõnus ja turvaline. Gümnaasiumi garderoobis on nüüd täpselt samasugune inventari paigutus, nagu oli vanasti ja nagu on ka põhikooli garderoobis. Sest mõte on selles, et riidehoid on riiete hoidmiseks, aga seltsielu elamiseks on kindlasti just sellised istumispesad, nagu me püüame mitmel pool koolimajas teha. Siin algklasside sissepääsu juures on juba aasta algusest Ronila. Ja tegelikult on ju ümber koolimaja päris mitu kohta, kus saab aktiivselt liikuda ja aega viita, miks mitte näiteks pikkade vahetundide ajal, kui õues on vähegi soe ilm. Ja kindlasti soovitan võimalikult palju ka spordikeskuses käia trennis nagunii, aga miks mitte ka samamoodi suurtel vahetundidel ja kasutada neid spordikeskuse ruume loomulikult selle jaoks, milleks nad on ette nähtud. Selleks, et tunda liikumisest rõõmu. Me tahame ju kõik, et meie kool oleks turvaline koht nii õpetajatele kui õpilastele. Sellepärast on selle õppeaasta viimasest veerandist kehtestatud korrapidamise kord, mida siis nii õpilased kui õpetajad saavad aidata täita. Õpetajatele ja ka juhtkonna liikmetele on siis graafiku alusel antud ülesanded korra hoidmiseks koridorides, garderoobis ja mujal koolimajas. Ja muidugi ei ole nad seal selleks, et kedagi karistada, vaid selleks, et ennetada probleeme ja aidata õpilastel ka ise koolis korda hoida. Korrapidamine toimub iga koolipäeva alguses ja lõpus ning vahetundide ajal. Õpetajad püüavad olla nähtavad, rahulikud ja õiglased ning nad suhtlevad õpilastega viisakalt. Ning sama ootame vastu ka õpilastelt. Korrapidamisel palume appi ka gümnasistid vanematest klassidest, et nad aitaks probleeme märgata ja nendest õpetajatele teada anda, kuid nemad ise konfliktide puhul sekkuma ei pea. Olulisemad ennetustöö suunised, mida õpetajad hakkavad korrapidamisel jälgima ja millele palume õpilastel kaasa aidata. Need on järgmised. Esiteks, käitu turvaliselt enda ja teiste jaoks. Koolis ei ole vaja rüseleda, joosta ohtlikult ega teha midagi, mis võiks kellelegi haiget teha. Teiseks, hoidu konfliktidest ja kiusust. Märka probleeme ja aita neid rahulikult lahendada. Kui sul on konkreetne mure, pöördu abi saamiseks vastutava täiskasvanu poole. Suhtle teistega viisakalt. Me räägime üksteisega lugupidavalt, ei karju ega ropenda. Neljandaks, hoia kooli ja teiste inimeste vara, ära loobi ega rikku seda. Viiendaks, vahetunde kasuta liikumiseks ja sõpradega silmast silma suhtlemiseks. Sel moel puhkad õppetööst kõige paremini. Kuuendaks,
hoia nutiseadmeid koolikotis. Anna ka vahetundide ajal endale nutitelefonist puhkust. 7. Hoidu kahjulikest ainetest. Koolis ei tohi veipida, tarbida energiajooke, tubakat, alkoholi ega muid keelatud aineid. Vajadusel on õpetajatel õigus kontrollida õpilaste taskute ja koolikottide sisu. 8. Söökla on söömas käimiseks. Oota kannatlikult oma järjekorda, ära jookse ringi, suhtu toiduainetesse lugupidavalt, räägi vaikselt, nii on kõigil meeldivam oma lõunapausi nautida. Ja ka siis, kui käisid koopis süüa ostmas, tule seda sööma sööklasse. 9. Hoia korda ka spordihoones ja välialadel. Korrapidamise kord kehtib ka seal. 10. Kanna koolis sobilikku riietust. Just riietus peaks jätma sinust väärika mulje, dressid ja nabapluus koolitundidesse ei sobi. Kui sul tekib mingi probleem või mure, siis pöördu julgelt korrapidaja rollis oleva juhtkonna liikme või õpetaja poole. Ta on selleks, et sind aidata. Kas ta saab seda ise teha või ta siis suunab kellegi juurde, kes siis päriselt aidata saab. Ja me oleme siin kõik peremehed selles majas. See tähendab seda, et me kanname hoolt selle eest, et meil oleks siin turvaline ja mõnus olla, sest kool on meie kõigi ühine teine kodu. Need olid Märjamaa gümnaasiumi uudised aprillis 2026. Uutest uudistest osasaamiseks jälgige meie kodulehte ja muidugi ka Facebooki postitusi ning olge meiega, kohtume peagi.